Joseph Mengele, kurikuulus Auschwitzi deemonarst. See on kõik, mis on jäänud ühest siinsest 4 gaasikambrist. Ja otse gaasikambri kõrval asus Mengele labor. Selles videos räägime täna millestki, mis paneb ihukarvad püsti. Tema oli inimene, keda kutsuti surmaingliks. Ta oli arst, kes oleks pidanud elusid päästma, kuid Auschwitzis kasutas ta oma oskusi julmuse toimepanekuks. See on Joseph Mengele tume lugu. Enne kui Joseph Mengele sai tuntuks kui üks Natsi-Saksamaa kõige julmemaid arste, oli ta haritud noormees, kes unistas edukast karjäärist meditsiinis. Ta sündis 16. märtsil 1912 Günzburgis Baierimaal, Saksamaal. Ta oli Karl ja Walburga Mengele vanim poeg. Nende perekond oli jõukas, sest tema isa omas ettevõtet, mis tootis põllumajanduses kasutatavaid masinaid. Lapsepõlves polnud selgeid märke, et temast saab tuntud sõjakurjategija. Ta kasvas üles mugavas kodus, sai korraliku hariduse ega pidanud hea tuleviku nimel vaeva nägema. 1930 aastal alustas ta õpinguid. Ta õppis ka antropoloogiat ehk inimeste päritolu ja füüsiliste omaduste uurimist. Ta õppis Müncheni, Viini ja Bonni ülikoolides, kuid samal ajal, kui ta õppis, muutus Saksamaa kiiresti. Tol ajal oli paljud sakslased vihased ja kaotasid lootuse, vaesuse, tööpuuduse ja riigi kaotuse tõttu esimeses maailmasõjas. Natsipartei kasutas seda ära. Nad lubasid Saksamaale jõu ja au tagasi tuua. Natsid uskusid ka, et ainult sakslased, kes näevad välja nende arvates sobivad, peaksid Saksamaad juhtima. Nad pidasid juute, roma, slaavlasi, puudega inimesi ja teisi gruppe, kes ei vastanud nende standarditele madalamaks. Selle tõttu võeti neilt õigused, pandi vangi ja paljud tapeti. Tegelikult on see uskumus vale. Ükski rass ei ole teistest kõrgem ega tähtsam. Siiski ei toetanud seda uskumust ainult sõdurid ja poliitikud. Ka arstid, teadlased ja professorid aitasid kaasa sellele, et natside rassism tunduks tõene ja teaduslik. Üks tollal levinud idee oli eugeenika. Lihtsalt öeldes väidab eugeenika, et rahvastikku saab parandada, kontrollides, kes võivad lapsi saada. Inimesi, keda peeti tugevaks ja soovitavaks, julgustati järglasi saama. Neid, keda peeti nõrkadeks või haigeteks, takistati laste saamisel. See idee oli vale ja ohtlik, sest see kohtleb inimesi nagu loomi või taimi, keda saab valida ja kõrvaldada sõltuvalt omadustest, mida valitsus soovib. Natsid ei olnud esimesed, kes eugeenikat kasutasid. Sellel olid juba toetajad erinevates riikides enne, kui nad võimule tulid. Kuid natside režiim muutis selle palju vägivaldsemaks. Nad kasutasid seadusi, et sundsteriliseerida inimesi, kellel olid teatud seisundid, et nad ei saaks enam lapsi. Hinnanguliselt umbes 400 000 inimest steriliseeriti sunniviisiliselt. Nende programmi raames, kui see süsteem tugevnes, langes Mengele üha enam niinimetatud rassiteaduse mõju alla. 1932 aastal liitus ta Stahlhelmi noorteorganisatsiooniga, mis oli natsionalistlik rühmitus, mille moodustasid ja toetasid endised sõdurid. See ei olnud veel osa natsiparteist, kuid mõlemad uskusid, et Saksamaa peaks olema võimas. Selle asemel, et kasutada oma õpinguid inimeste sarnasuste mõistmiseks, hakkas ta otsima erinevusi rasside vahel, uskudes, et on olemas niinimetatud rassid. 1935 aastal sai ta doktorikraadi antropoloogias. Tema uurimistöö käsitles erinevate inimrühmade alalõua kuju. Sel ajal kasutasid mõned teadlased näo, kolju, nina ja keha mõõtmeid, et proovida inimesi rasside järgi jagada. Aga selline meetod ei ole kindel alus väitmaks, et üks rass on parem, targem või rohkem õigust elada kui teistel. Natside süsteem kasutas teaduslikkuse muljet vaid selleks, et toetada oma juba olemasolevaid rassistlikke uskumusi. Pärast meditsiinikoolituse lõpetamist töötas Mengele Frankfurdis pärilikkuse bioloogia ja rassihügieeni instituudis. Ta sai professor Ottmar von Verschweri assistendiks, kes oli tuntud teadlane pärilikkuse ja kaksikute uurimise alal. Siin sai Mengele veelgi lähedasemaks süsteemiga, mis kasutas meditsiini inimeste liigitamiseks. Instituut aitas koostada meditsiinilisi ja perekondlikke andmeid. Neid andmeid kasutati selleks, et teha kindlaks, keda natsivalitsus peab juudiks. Kas sul on pärilik haigus või ei kuulu sa nende soovitud saksa kodanike hulka? Alguses võib tunduda, et tegemist on lihtsalt paberite, analüüside ja uurimistööga, kuid iga nime taga on päris inimene.
kui arstid märkisid, et inimene pole soovitud, võis ta kaotada oma õigused. Ta võidi kiiresti sundida steriliseerimisele, töölt eemaldada või hiljem koonduslaagrisse saata. 1937 aasta mais astus Mengele ametlikult Natsionaalsotsialistlikku parteisse. Aasta hiljem astus ta SS-i organisatsiooni, mis sai Adolf Hitleri kõige julmemate programmide peamiseks elluviijaks. Tollal polnud SS-i pääsemine lihtne. Kandidaadi päritolu ja tervist kontrolliti hoolikalt. Mengele jaoks polnud liitumine sunniviisiline. See oli selge otsus, mille ta tegi, kui ta natsirežiimi võimule üha lähemale jõudis. Siit näeme tema loo olulist osa. Ta ei olnud harimatu inimene, kes juhuslikult sattus halba seltskonda. Ta oli arst ja teadlane, kes vabatahtlikult võttis omaks ideoloogia, mis jagas inimesi väärilisteks ja mitteväärilisteks. Tema meditsiinialased teadmised ei olnud kaitseks julmuse eest. Selle asemel kasutas ta neid teadmisi ise, et aidata ohtlikku süsteemi. Ja kui puhkes teine maailmasõda, viis see süsteem Joosep Mengele kohta, kus teda enam miski ei takistanud. Auschwitzi. Sellegipoolest, kui tema seos natside süsteemiga tugevnes, abiellus Joosep Mengele 28. juulil 1939 Irene Schönbeiniga. Teiste inimeste silmis oli tema elu korras. Ta pärines jõukast perekonnast, oli arst, abielus ja tema karjäär edenes kiiresti. Kuid samal ajal lähenes ta üha enam organisatsioonile, mis uskus, et on inimesi, kellel on teistest rohkem õigust elada. Isegi SS-i liikmete abiellumist kontrollis nende rassistlik poliitika. Paar pidi tõestama, et nad vastavad niinimetatud aaria päritolule. Nende perekonda ja päritolu uuriti, sest SS soovis kontrollida isegi oma liikmete tulevasi lapsi. See näitab, kui sügav oli natsirežiimi usk nende niinimetatud rassilisse puhtusesse. See ei kontrollinud ainult valitsust ja sõjaväge. See sekkus ka abiellusse, perekonda ja laste saamisotsustesse. Ei läinud kaua, kui puhkes teine maailmasõda. Umbes 1940 aasta lõpus astus Mengele vabatahtlikult Waffen-SS-i. See oli SS-i relvastatud haru, mis võitles koos Saksa sõjaväega. Esmalt teenis ta meditsiiniohvitserina SS Viking diviisis, kuid see üksus polnud tavaline sõjaväeüksus. Kui Natsi-Saksamaa tungis edasi Nõukogude Liitu, olid mõned SS-i üksused samuti seotud juudi tsiviilisikute ja teiste nende vaenlasteks peetud inimeste tapmisega. Lahingvälja arstina oli Mengele ülesandeks ravida sõdurite haavu. Ta teenis idarindel, kus lahingud olid ägedad ja tingimused väga rasked. Oma teenistuse eest pälvis ta Raudristi 2. klassi ja Raudristi 1. klassi auttasu. See on Saksamaa sõjaväeline autasu, mida antakse tunnustatud ja lahingus vaprusele silma paistnud sõduritele. Aga oluline on üks asi selgeks teha. Tema oskus päästa kaasvõitlejaid ei tähenda, et tal oleks austus kogu elu vastu. Mengele jaoks olid mõned inimesed päästmist väärt, samas kui teisi võis ta kohelda lihtsalt kui esemeid. 1942 aastal sai ta idarindel raskelt haavata. Selle tõttu ei lubatud tal enam aktiivset lahingutegevuses osaleda. Selle asemel, et tema teenistus lõppeks, määrati ta teisele ametikohale. Ta naasis Saksamaale ja hakkas taas tööle ametnikega, kes vastutasid rassi, perekonna ja rahvastiku ümberpaigutamise eest. Siin kohtusid taas tema elu kaks osa. Tema arstiamet ja tema tugev usk natside rassiteooriasse. Seejärel tuli ülesanne, mis andis talle peaaegu piiramatu võimu inimeste üle, kellel polnud võimalust keelduda. 1944 aasta mais, ühel päeval, 24. kuupäeval, 1143. Ta alustas tööd Auschwitzi koonduslaagris. Auschwitzi koonduslaagrite kompleks Saksamaa poolt okupeeritud Poolas. Talle anti ülesandeks olla arst niinimetatud romade perelaagris Auschwitz-Birkenaus. Hiljem said tal Birkenaus ka laiemad meditsiinilised kohustused. Auschwitz ei olnud tavaline vangla. See oli suur laagrite kompleks, mida kasutati vangistamiseks, sunnitööks ja massiliseks tapmiseks. Seal tapeti üle 1 miljon juudi inimese, samuti palju roma, Poola vange, Nõukogude sõjavange ja teisi natside tagakiusamise ohvreid. Iga päev saabusid rongid, mis olid täis inimesi, kes olid sunniviisiliselt kokku kogutud erinevatest Euroopa paikadest. Kui nad maha tulid, jagati uustullukad kohe lahku. SS-i arstid vaatasid neid väga kiiresti üle. Need, kes näisid tugevad, võidi saata sunnitööle.
eakad, paljud haiged, rasedad naised ja paljud lapsed, kes ei suutnud töötada, saadeti sageli otse surma. Seda nimetati selektsiooniks. Ei tehtud täielikku arstlikku läbivaatust. Iga inimese jaoks anti vaid mõni sekund. Üks piik või lihtne käeliigutus arsti poolt võis määrata, kes jääb ajutiselt ellu ja kes sureb kohe. Mengele oli üks arstidest, kes seda tegi. Ta ei olnud ainus arst Auschwitzis ega ka selle valikusüsteemi looja. Aga ta sai tuntuks, sest ta käis tihti perronil, kuhu toodi uued saabujad. Tal oli ka oma põhjus, miks ta huvitus selektsioonist. Kui teised arstid valisid inimesi sunnitööle, otsis Mengele vange, keda ta saaks kasutada oma uurimistööks. Kõige rohkem huvitasid teda kaksikud. Ta tahtis uurida, millised inimese omadused on pärilikud ja millised mõjutatud keskkonnast. Kui uuritakse kaksikuid, saab ta võrrelda kahe lapse keha ja reaktsioone, kelle geneetiline taust on peaaegu identne. Tavapärases meditsiinilises uurimistöös on vaja patsiendi nõusolekut. Tuleb selgitada riske, kaitsta tema tervist ja protseduur tuleb katkestada, kui ta võib ohtu sattuda. Ükski neist kaitsemeetmetest ei kehtinud Auschwitzis. Lapsed polnud vabatahtlikud. Nad ei saanud aru, mis juhtuma hakkab. Nad ei saanud keelduda. Mengele ja tema kaaslaste jaoks polnud nad patsiendid, keda tuleks hooldada. Nad olid kehad, mida võis mõõta, katsetada ja võrrelda. Lisaks kaksikutele lasid otsida ka inimesi, kellel olid haruldased või ebatavalised füüsilised omadused. Sinna kuulusid inimesed, kellel oli kääbuskasv, lapsed, kellel olid erinevat värvi silmad ja inimesed, kelle seisundit ta soovis uurida. Kui saabumisrambil leiti kaksikuid, viidi nad sageli kohe oma perekonnast eemale. Mõne vanema jaoks võis tunduda, et nende lapsed pääsesid, sest neid ei kaasatud otse tapmiseks saadetud gruppi. Aga nad ei teadnud, et lapsed olid määratud teistsugustele kannatustele. Mõned valitud lapsed paigutati eraldi barakkidesse. Kirja pandi nende nimi, vanus, päritolu, haiguslugu, juuksevärv, silmavärv, pikkus, kaal ja erinevad kehamõõdud. Mengele tegi kõik, et tema tegevus näiks legitiimse teadusliku uurimistööna. Oli olemas vormid, andmed, fotod, vereanalüüsid, röntgenpildid ja üksikasjalikud kehalised võrdlused. Kuid see, et olemas olid andmed ja meditsiinilised instrumendid, ei tähenda veel, et see oli tõeline meditsiin. Tõeline arst kasutab oma teadmisi patsiendi kaitsmiseks. Auschwitzis kasutati teaduse vormi selleks, et varjata kuritarvitamist. Mõne lapse jaoks oli veelgi segadust tekitavam see, kuidas Mengele nendega käitus. Mõned ellujäänud rääkisid, et mõnikord rääkis ta vaikselt ja rahulikult ning võis isegi komme anda. Ta hoolitses ka selle eest, et mõned lapsed, keda ta oma uurimistööks vajas, jääksid ellu ja oleksid piisavalt tugevad. Kuid see polnud tõeline lahkus. Ta hoidis lapsi elus ainult seni, kuni nad olid tema uurimistöö jaoks kasulikud. Seesama mees, kes naeratab või annab komme, võib samuti anda käsu valusaks protseduuriks või otsustada, et mõnda last pole enam vaja. Seetõttu oli tema noortel ohvritel väga raske toimuvat mõista. Ta esines kui hoolitsev arst. Kuid rahuliku hääle taga oli tema tõeline suhtumine neisse selge. Nad ei olnud lapsed, keda tuleks päästa. Tema jaoks olid nad vaid osa ühest eksperimendist. Auschwitzi sees oli selge, et Josef Mengele ei teinud tegelikku ravi. Tema protseduurid olid osa niinimetatud pseudoteadusest. See tähendab, et kasutatakse meditsiinilisi termineid, laborit, dokumente ja varustust, kuid ei järgita teaduse õigeid meetodeid. Ohvrite nõusolekut ei küsitud, nende turvalisus ei olnud kaitstud ja vangidel ei olnud õigust keelduda. Paljud tema ohvritest olid juudi ja Rooma päritolu lapsed. Neilt võeti sageli palju verd. Neid mõõdeti korduvalt, tehti röntgenipilte ja süstiti erinevaid aineid. Mõned lapsed pidid taluma valusaid ja mittevajalikke operatsioone. Mõnele lapsele pandi silma erinevaid aineid, et uurida nende silmavärvi. See põhjustas tugevat turset, silmakahjustusi, pimedaks jäämist ja mõnel juhul ka surma. Ta kasutas sageli kaksikuid, sest tahtis nende kehasid võrrelda. Näiteks võis ta võtta mõlemalt verd ja mõõta neid. Mõnikord tehti igale kaksikule erinev protseduur, et näha, kuidas nad reageerivad. Kui üks kaksikutest suri või uuring lõppes, tapeti mõnikord ka tema kaksik, et pärast lahkamist nende kehasid võrrelda. Seda ei tehtud ühegi haiguse ravimiseks. Seda tehti selleks, et toetada natside väärarusaamu, rassi ja pärilikkuse kohta. Mengele soovis samuti saada uurimistulemusi, mis aitaksid tema enda karjääri.
Ta lootis, et saab neid tulemusi kasutada, et saada pärast sõda professoriks ja tuntumaks teadlaseks. See on üks tähtsamaid põhjuseid, miks pole piisav nimetada teda lihtsalt hulluks arstiks. Ta ei tegutsenud üksi mingis salajases toas. Tema töö oli seotud puntud teadlaste ja instituutidega Saksamaal. Ta saatis verd, organeid ja muid inimproove oma kolleegidele edasiseks uurimiseks. See tähendab, et tema kuriteod ei olnud ainult tema isikliku julmuse tagajärg. Ta oli samuti osa suuremast süsteemist, kus haritud arstid ja teadlased kasutasid oma teadmisi, et aidata natside valitsust. Mengelel oli laagris oma laborid ja personal. Paljud tema abilistest olid vangidest arstid, meditsiiniõed ja meditsiinitöötajad. Ta valis nad välja, sest tal oli vaja nende teadmisi, kuid neil polnud samuti tegelikku vabadust. Nad pidid alluma, sest keeldumine võis panna nad kohesesse ohtu. Mõned püüdsid lapsi kaitsta väikestel viisidel, näiteks teabe varjamise, protseduuride aeglustamise või haigete abistamisega, kuid SS-i valve all oli nende võimalused piiratud. Mitte kõik katsetest ellu jäänud ei paranenud kohe pärast sõda. Paljudel tekkisid pikaajalised haigused, kehavigastused, nägemisprobleemid ja traumad. Mõned ei saanudki kunagi teada, millist ainet neile täpselt süstiti, sest paljud dokumendid olid kadunud või hävitatud. Samal ajal jätkas Mengele oma igapäevast tööd laagriarstina. Kui vangid olid liiga nõrgad, haiged või ei suutnud enam töötada, võidi nad kaasata uuele selektsioonile. Natside süsteemi jaoks ei nähtud neid kui patsiente, keda tuleks ravida. Neid peeti kasututeks. Siit sai ta mõnede vangide hüüdnimeks surmaingel. Mitte sellepärast, et ainult tema viis läbi selektsioone. Umbes 50 arsti töötas Auschwitzis ja paljud neist olid samuti nendes protsessides osalised. Kuid sageli nähti Mengelet mahalaadimisrambil ja parakkides. Seetõttu jäi tema nägu paljude ellujäänute mällu. Ema kohta on levinud palju populaarseid lugusid, mis on korduvalt ilmunud raamatutes ja dokumentaalfilmides, kuid mitte kõik neist ei ole tugevalt tõendatud. On väiteid mõne väga suure massimõrva kohta, mille ta väidetavalt ise kavandas. Isiklikud suhted teiste SS-i valvuritega ja mõned ülidetailse piinamise lood on raske tõestada. Seetõttu on olulisem jääda tema dokumenteeritud tegude juurde. Ja isegi kui eemaldada need lood, mis pole kindlad, tõendatud kuritegudest piisab, et näha tema vastutuse ulatust. Ta valis inimesed, kes tapetakse. Ta kasutas lapsi sunniviisiliste katseisikutena. Ta andis käsu valusateks ja ohtlikeks protseduurideks. Mõned ohvrid tapeti ka selleks, et nende keha pärast surma uurida. Ja ta tegi seda kõike teades, et vangidel puudub võimalus keelduda. Mida kauem sõda kestis, seda rohkem kaotas Saksamaa kontrolli. 1944 aastal liikus Nõukogude Punaarmee idast kiiresti edasi. Natside Saksamaa oli nüüd ka lääne poolt, liitlasvägede poolt ümber piiratud. Auschwitzis teadsid ametnikud, et vaenlane on lähenemas. Nad hakkasid hävitama dokumente ja tõendeid oma kuritegude kohta. Mõned massimõrvadeks kasutatud hooned hävitati. Nad viisid ka palju vange teistesse sisemaa laagritesse. 17. jaanuaril 1945 algas suur Auschwitzi evakuatsioon. Tuhanded vangid, kes suutsid veel kõndida, aeti sunniviisiliselt laagrist välja keset ränka külma. Neid jalutuskäike hakati hiljem nimetama surmamarsideks, sest paljud vangid surid kurnatuse, nälja, külma, haiguste või valvurite poolt mahalaskmise tõttu. Koos SS-i personali evakueerimisega põgenes ka Mengele Auschwitzist. Ta viis kaasa osa oma dokumentidest. Kuid paljud tema uurimistööga seotud dokumendid kadusid, hävisid või ei leitud neid enam kunagi üles. Auschwitzist suundus ta Gross-Roseni koonduslaagrisse ja selle alamlaagritesse. Seal jätkas ta SS-i arstina, kuni Natsi-Saksamaa kokkuvarisemine lähenes. 27. jaanuaril 1945 sisenesid Nõukogude sõdurid Auschwitzisse. Nad leidsid tuhandeid vange, kes olid jäänud maha, sest nad olid liiga nõrgad või haiged, et evakuatsioonile kaasa minna. Ellujäänute seas olid ka mõned kaksikud lapsed, keda Mengele oli oma katsetes kasutanud. Kuid Mengele ise polnud enam seal. Sõja viimastel päevadel eemaldas ta kõik märgid, mis näitasid tema kuulumist SS-i. Ta pani selga tavalise Saksa armee vormi ja liitus ühe sõjaväeüksusega. Kui sõda lõppes, andis nende grupp enda Ameerika vägedele alla. Mengele sai sõjavangiks. Kuid Ameerika ohvitserid ei teadnud, et nende käes oli üks Auschwitzi kõige tuntumaid arste. Ta esitles end kui tavalist Saksa armee ohvitseri.
tema seost SS-iga ei märgatud kohe. Paljudel SS-i liikmetel oli tavaline veregrupi tätoveering, kuid Mengelil seda ei olnud. Seetõttu ei tuntud teda kohe organisatsiooni liikmena ära. Tol ajal ei olnud veel korralikku andmevahetust erinevate liitlasvägede kontorite vahel. Tema nimi oli juba tagaotsitavate sõjakurjategijate nimekirjas, kuid seda ei seostatud mehega, kes oli nende vahi all. 1945 aasta augusti alguses vabastas Ameerika sõjavägi ta. Mõne kuu jooksul pääses ta vastutusest mitte sellepärast, et ta oleks süütuks tunnistatud, vaid sellepärast, et teda ei tuntud ära. 1945 aasta lõpust kuni 1949 aasta kevadeni varjas ta end teise nime all. Ta töötas farmitöölisena Rosenheimi lähedal Baierimaal. Tema töö oli lihtne ja eluvaikne, kuid ta suhtles salaja oma perega. Tema põgenemisel olid suureks abiks Mengele perekonna raha ja sidemed. Kui uurijad hakkasid teda otsima, ütles tema perekond, et ta on surnud. Mõnda aega uskusid võimud seda. Samal ajal püüdsid ellu jäänud oma elu uuesti üles ehitada. Mees, kes vastutas eksperimendi ja nii paljude inimeste surma eest, elas vaid mõnisada kilomeetrit oma kuritegude toimumispaigast. Aga Mengele teadis, et Saksamaal ei oleks ta kunagi turvaline. Kui ellujäänute tunnistused aina lisandusid, sai uurijatele üha selgemaks tema roll Auschwitzis. Seetõttu lahkus ta 1949 aasta juulis, kasutades oma perekonna raha ja uut võltsitud isikut Euroopast. Tema järgmine sihtkoht oli Argentiina. Seal algab tema põgenemise pikem osa. Otsing, mis kestab aastakümneid, kuid see ei vii kunagi tema kohtuprotsessini. Kui ellujäänute tunnistused hakkasid ilmnema, sai Joosep Mengele tuntuks kui üks enim otsitud natsisõjakurjategijaid. Ta teadis, et Saksamaale jäämine on ohtlik. 1949 aastal põgenes ta Euroopast välja, kasutades salajast põgenemisvõrgustikku, mida kasutasid mõned endised natsid. Ta jõudis Itaaliasse ja hankis reisidokumendid, kasutades võltsnime Helmut Gregor. Genovas sõitis ta laevaga Argentiinasse ja saabus Buenos Airesesse 22. juunil 1949. Ei ole tõsi, et president Juan Perón isiklikult majutas teda oma palees. Kuid tõsi on see, et Argentiina oli tol ajal paljude põgenevate natside jaoks turvaline paik. Ametnikud, ärimehed ja endised natside toetajad aitasid neil leida tööd, elukohta ja uut identiteeti. Argentiinas sai Mengele tööd, suhtles Saksa kogukonnaga ja jätkas raha saamist oma jõukalt perekonnalt Saksamaal. Ta ei elanud nagu hirmunud põgenik. Aja jooksul muutus ta üha enesekindlamaks. Ta läks lahku oma esimesest naisest, Irenest. 1956 aastal abiellus ta Martaga, oma venna Lesega, kuid ka nende kooselu Argentiinas ei kestnud kaua. Mengele oli nii enesekindel, et jättis oma varjunime maha ja hakkas taas kasutama oma päris identiteeti. Ta sai isegi Argentiina dokumendid Joseph Mengele nimele. See tähendab, et mõnda aega elas ta avalikult Buenos Aireses, samal ajal kui tema ohvrid ootasid õiglust. Kuid ellujäänud ja natsikütid ei lõpetanud tema otsimist. Üks neist oli Hermann Langbein, Auschwitzist ellujäänu, kes avaldas survet Lääne-Saksamaa valitsusele. 1959 aastal andis Lääne-Saksamaa välja vahistamismääruse Mengele vastu ja palus tema väljaandmist Argentiinast. Enne kui teda jõuti arreteerida, sai ta hoiatuse ja põgenes Paraguaysse. Seal sai ta ka kodakondsuse, mis andis talle täiendava kaitse. Pärast seda, kui Iisraeli agendid arreteerisid 1960 aasta mais Argentiinas Adolf Eichmanni, teise kõrge natsiametniku, oli see Mengelele tõsiseks hoiatuseks. Selle tõttu peitis ta end veelgi rohkem ja kolis Brasiiliasse. Ta kasutas taas varjunimesid ning elas farmides ja eraldatud majades Sao Paulo lähedal, keda aitasid mitmed Saksa ja Ungari immigrandid, sealhulgas abielupaar Wolfram ja Liselotte Posser. Vastutasuks Mengele perekonna raha eest andsid nad talle peavarju ja kaitset. Kuid aja jooksul tema maailm kahanes. Ta ei saanud enam vabalt liikuda. Ta kartis pidevalt, et teda võidakse ära tunda või üles anda. Tal tekkisid ka terviseprobleemid ning ta muutus ärritunuks ja selliseks, kellega oli raske läbi saada. Siiski ei kahetsenud ta kunagi. Tema kirjade ja temaga koos olnud inimeste tunnistuste põhjal kaitses ta end pidevalt. Ta pidas end nende inimeste ohvriks, kes teda taga ajasid. Samal ajal jätkasid Lääne-Saksamaa võimud, Iisraeli uurijad ja natsikütid tema otsimist. Kuid palju infot oli vale, aegulud või saabus hilja. Oli teateid, et teda nähti Paraguay's, Brasiilias, Tšiilis ja mujal Lõuna-Ameerikas.
Kuna ta vahetas pidevalt nime ja elukohta, oli raske kindlaks teha, kus ta tegelikult viibib. Tema põgenemisele aitas kaasa ka mõne valitsuse aeglane tegutsemine, puudulik andmete jagamine ning inimesed, kes teda teadlikult kaitsesid. Samuti ei vasta tõele, et tema vastu toimus 1964 aastal täielik kriminaalprotsess. Mengele ei ilmunud kunagi kohtu ette. 1976 aastal sai ta insuldi, tema tervis halvenes ja ta sõltus üha enam inimestest, kes teda varjasid. 7. veebruaril 1979 läks ta Bertioga randa Brasiilias. Ujudes sai ta uue insuldi ja uppus. Ta oli 67-aastane. Ta maeti võltsnime Wolfgang Gerhard all. Seetõttu otsisid võimud teda endiselt, teadmata, et ta oli juba surnud. 1985 aastal leidsid Lääne-Saksamaa uurijad kirju ja dokumente, mis sidusid Mengele perekonna nende inimestega, kes teda Brasiilias varjasid. Wolfgang Gerhardi haudavati. Rahvusvaheline kohtuekspertiisi meeskond uuris luid, hambakaarte, pikkust, valust ja varasemaid kehavigastusi. Selgus, et need vastasid Mengeleile, kuid mõned inimesed kahtlesid endiselt. Seetõttu kasutasid teadlased 1992 aastal DNA-teste. Nad võrdlesid luude DNA-d Mengele sugulaste DNA-ga. Tulemused kinnitasid, et surnukeha kuulus tõepoolest Joosep Mengelele. Lõpuks sai tõde selgeks. Ta suri aastal 1979. Teda ei tabatud, teda ei vangistatud, ta ei seisnud kunagi ellujäänute ees ega saanud kunagi kohtuotsust. Tema surm ei toonud õiglust. Ta suri lihtsalt vabana pärast aastaid vastutusest kõrvalehoidmist. Tema põgenemine polnud ainult sellepärast, et ta oskas hästi varjuda. Aitasid ka võltsitud dokumendid, tema perekonna raha, toetajad ja aeglaselt tegutsenud võimud. Aga isegi kui ta pääses kohtu eest, ei suutnud ta tõde kustutada. Alles jäid dokumendid, alles jäid ohvrite nimed. Ja mis kõige tähtsam, alles jäi ellujäänute tunnistus. Inimesed, keda ta pidas oma labori katsealusteks, said tema vastu kõige tugevamateks tunnistajateks. Ja seda ei suutnud ta kunagi vältida.